Lugupeetavad eelarve kontrolli komisjoni liikmed, lugupeetud kutsutud külalised, mul on ettepanek komisjonile sellel töönädalal kinnitada päevakord, kus me arutaksime siis Riigikontrolli kontrolliaruannet, milleks on siis eelarve raha kasutamata jätmise põhjused ja mõju ning raha kasutamine järgmisel eelarveaastal. Kui see on vastuvõetav, ma loeksin selle töönädala selle tänase istungiga kinnitatuks. Ja meil on palutud kohale siis riigikontrolör härra Janar Holm, peakontrolör härra Märt Loite, vanemaudiitor härra Ermo Liidemann ning samuti siis erinevate valitsusinstitutsioonide esindajad, Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu, riigirahanduse talituse juhataja proua Kadri Klaos, finantstalituse juhataja proua Viola Mäemurd, finantstalituse nõunik proua Kaisa Rosin, regionaal- ja põllumajandusminister härra Henrik Johannes Terras, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi innovatsiooni ja strateegia asekantsler Tõnis Tänav ja ministeeriumi strateegia ja finantsosakonna juhataja härra Silver Salla. Ja samuti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelarvevaldkonna juht proua Helena Siimann ja vastava ministeeriumi eelarveosakonna juhataja härra Andres Uusmaa. Ja mul olekski palve, et siis Riigikontroll tutvustaks seda auditit, mida erinevate aspektidel me tuleb tunnistada, oleme ka eelarve kontrolli komisjonis koos Riigikontrolli esindajatega üsna mitu aastat arutanud. Olge head. Aitäh. Teen siis ülevaate sellest auditist, mis eelmise aasta lõpus juba valmis ja loodetavasti kõik on saanud selle kirjaliku materjaliga ka tutvuda. Aga peamisest siiski väike ülevaade. Kuna me räägime kasutamata rahast riigieelarves, siis võib-olla alustama peaks sellest, et mis on üldse kasutatav raha, ehk siis riigieelarveline raha riigieelarve mõttes. Et peab mõistma või eelduseks võtma, et igal aastal kasutada olev raha ei ole vaid see, mida Riigikogu riigieelarvena kinnitab, vaid ka sellele lisaks eelmisest aastast tarvitamata jäänud raha ja ka see raha, siis, mis aasta vältel näiteks lisaeelarvega juurde lisandub. Ja sellel joonisel nähtubki siis, et näiteks siin 2025. aastal, mis just lõppes, oli võimalik kasutada umbes 21 miljardit eurot, millest 19 miljardit tuli eelarvega 2025 ja varasemast ülekantud või ülekandunud raha oli 1,7 miljardit, samuti lisaeelarvest 80 miljonit. Ja sellel, mis puudutab seda ülekandunud raha, see siis koosneb mitmest erinevast osast, millest siis järgnevalt lähemalt. Miks me seda tööd tegema hakkasime, oli just see, et kui perioodi, mida me vaatlesime 2019 kuni 2025 algaastatel, oli see vahe kasutada oleva ja siis algse eelarve vahel võrdlemisi väike, kuskil 800 miljonit, siis viimaseks aastaks oli see kujunenud juba 1,8 miljardi juurde. Meie küsimused olid, et teada siis saada palju ja miks on riigieelarve raha kasutamata jäänud, mis tegevusi investeeringuid täpselt siis 2024. aasta puhul tegemata jäi, kas ja millised on olnud ka selle kasutamata jäämise mõjud, kas neid hinnatakse, vaadatakse, mis kaalutlustel ministrid oma käskirjaga siis riigieelarve raha üle kannavad järgmisse aastasse, ehk siis selle kasutust pikendavad ja kuidas seda kogemust jääkide kohta võetakse arvesse järgmiste eelarveotsuste tegemise puhul. Auditeeritavad olid Kliimaministeerium, Majandus- Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Siseministeerium, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja ülevaatlikult ka Rahandusministeerium. Ja samuti töös me andsime ülevaate siis kogu riigi pildi kohta eelarve mõttes. Siit jooniselt on siis näha, et kuidas on ajas riigieelarve kasvanud, samuti see lõplik kasutada olev eelarve ja rohelise postiga, et kui palju sellest siis tegelikult ära kasutada õnnestus. Ja üks tähelepanek siit kohe Riigikontrolli jaoks oli, et andmed tulevad päris pika viitajaga
nad on muutlikud ja eri osapooled tegelikult kasutavad ka natuke erinevaid andmeid, siis kõik raportis on ka Riigi Tugiteenuste Keskuse ehk siis pearaamatupidaja poolt üle vaadatud, aga tervikuna siis 2,2 miljardit oli siis 2023 aastal siis kõige rohkem nagu tarvitamata jäänud raha, mis kasutamine lükkus edasi. Viimasel aastal, peab ütlema, see summa suurenenud ei ole. Ja viimasest aastast veel, et kasutamata jäi 2 miljardit ja 146 miljonit eurot ja sellest 1,7 miljardit liikus järgmisse aastasse, mis nüüd tegelikult on ka lõppenud. Ta kanti edasi sellest väiksem osa, 570 miljonit ja 1,1 miljardit suurem osa tuleb siis sellest, et ta on arvestuslik põhimõtteliselt raha, mis on välistoetustest, CO2 kvoodi müügist saadud tulu, mille kohta eraldi otsust tegema ei peagi. Ja metoodilistel põhjustel osa raha veel, mis jääb alles, planeeritakse uuesti eelarvest, ta ei kandu üle. Nüüd, kui täpsemalt sisse vaadata, et kuidas kogu riigi peale siis need suuremad read olid programmide tegevuste hulgas, kus raha alles jäi, seal hulgas ka siis välisraha, mis küll algselt kavandati eelarvesse, aga ei kasutatud, siis on need peamiselt kliima, transpordi, riigikaitse ja haritusega seotud. Samuti, kuna Sotsiaalministeeriumi valdkonnas hüvitised ja toetused on lihtsalt mahuliselt väga suured ja arvestuslikult kulus erinevatel põhjustel seda vähem, siis ka seal jääk oli võrdlemisi kõrgem. Ja investeeringud samamoodi nendes valdkondades konkreetsete objektide jaoks, kus erinevate edasikandumiste ja nihkumiste tõttu siis raha eelarveaastaga võrreldes kasutamata jäi. Kui nüüd vaadata täpsemalt seda osa rahast, mis on piirmääraga, ehk siis võib öelda riiklikest maksudest kogutud ja siis aasta sees kasutamiseks mõeldud, siis selle jäägi puhul jäi rakendamata, ja seda võib ka nimetada planeerimisveaks, siis võrdlemisi palju eestikeelsele haridusele ülemineku raam, 43 miljonit eurot, samuti mitmeid teadus-arendustegevuse ja infoühiskonna ehitamise, digiriigi ehitamisega seotud projekte. Meile auditi vältel paistiski, et on teatud tüüpilised tegevused, kus seda jääki tekib ja raha kasutamata jääb, see on seotud paljuski infotehnoloogia arendustega, aga oli ka teisi projekte. Ja nüüd edasi põhjendustest, mis ministeeriumid meile tõid, miks raha võib kasutamata jääda. Nimelt osa raha on tegelikult juba erinevate lepingutega ja kohustustega broneeritud ja on lihtsalt raamatupidamislikult ootel, kulu tekkimise ootel. Aga samas lähevad lahku arvamused ministeeriumite vahel, kui suur sellise raha osakaal olla võib. Et kas seda üldse on võimalik lihtsasti välja selgitada või on see kuni 80% ehk siis lõviosa kogu jäägist. Näiteks Kliimaministeerium nägi, et see on väga suur osa rahast, MKM ütles, et seni pole tarvidust olnud seda välja selgitadagi, kui suur osa on tegelikult broneeringutega kaetud. On ka selliseid näiteid, kus raha eraldatakse sama aasta eelarvesse ja tegelikult ongi ebarealistlik see ära kasutada, eriti kui see juhtub aasta lõpupoole, aga tegemist on prioriteediga, kuhu on tarvis raha ära eraldada. Samuti meie riigieelarve on üheaastane, projektid on mitmeaastased, see mõjutab seda, et asjad
nii-öelda näevad välja riigieelarve mõttes halvemad, kui nad ministeeriumite väitel tegelikult on. Samuti rida hankeid ja tarneid kas nurjuvad või siis ei jõua kohale õigeks ajaks. Ja lisaks on ilmnemas üks uus nähtus, et jääk kui selline on eelarve planeerijatele abiks, kuna meil on siin olnud viimastel aastatel kärbete surve ja väljend, et tehke asju sisemiste reservide arvelt, viib selleni, et väikest puhvrit tasub hoida. Mis on võib-olla muret tekitav, on see, et kui me küsisime, et milliseid mõjusid näete raha edasilükkumisel ja kasutamata jäämisel, siis ministeeriumid tõid välja, et ega neid seoseid otseselt väga näha ei ole, sest üldjuhul ka hilinenud raha kasutatakse lõpuks ikkagi ära, võetakse tarvitusele ja sellest saadava edu mõõtmine omakorda käib viitajaga ja võtab oma aja. Aga audit näitas seda, et kus siis on võimalik raha üle kanda, seda kindlasti ka püütakse teha. Ja see eelmisel aastal sellest rahast, mis oli piirmääraga 600 miljonit, jäägist ka 570 miljonit üle kanti, mis iseloomustab, et võib-olla oli seal tegemist viibimiste ja planeerimiseksitustega, aga tekib küsimus, et kas seda piisavalt analüüsitakse, kas kõike tuleb ikkagi edasi teha ja jätkata. Samuti juhtub, ja Riigikontroll on sellele juba ka varem tähelepanu juhtinud, et ülekandmisel eksitakse eelarvereeglite vastu ja ka Rahandusministeeriumi juhiste vastu just selle poolest, et muudetakse selle raha sihtotstarvet, mida üle kantakse, või siis kantakse isegi üle sellist raha, mida varem on juba üle kantud, mida aga teha ei tohi. Paljuski on see protsess automaatne ja ei sisalda erilist sisulist otsustamist. Samuti näeme, et Rahandusministeeriumi roll, mida ülekandmise kohta tehakse, ei ole päris ühtlane üle valitsemisalade ja kahtlemata ei ole see praegu lõpliku otsustusõigusega, see on kindlasti ministeeriumite käes. Ja meile paistab, et ministeeriumid ei ise, ka Rahandusministeerium ei hinda piisavalt põhjalikult raha ülekandmist ja see toob protsessi inertsi, et aastast aastasse eelarve lükkub nii-öelda edasi. Ja sellele on kaasa aidanud Rahandusministeeriumi enda teadlik otsus, et vastutus ongi ministeeriumitel ja nad sisulist kontrolli ise ei tee. Riigikontroll soovitas selle auditi tulemusel, et suurem tähelepanu peaks minema ka raha ülekandmise sisule, et see ei toimuks automaatselt. Võiks juurutada sellist praktikat, et ka ülekantava raha osas toimub teatav sisuline taotlemine ja üle käia uuesti Rahandusministeeriumi roll või ülesanne, mida tähendab seaduses olev fraas, et Rahandusministeerium täpsustab ministeeriumite ülekantava riigieelarve mahtu. Võib-olla anda siin isegi teatavat otsusõigust juurde. Ja samuti rõhutame, et tuleks välja selgitada, kui suur osa siis tegelikult on sellest kasutamata rahast kohustustega kaetud, luua sinna ühtset metoodikat ja kui palju on sellist muud raha, mis võiks siis muuks otstarbeks minna. Ministrid oma vastuskirjades meie auditile ja nende soovitustele nägid, et mõistagi riigieelarve kasutamise jälgimist ja ülekandmist tuleb parandada, aga seejuures säilitada paindlikkust ja halduskoormust mitte juurde tekitada.
Ministeeriumid soovivad Rahandusministeeriumilt enamat koordineerimist. Rahandusministeerium omakorda näeb, et see mõte, mis meil oli, et eelarve jääke peaks ka valitsemisala siseselt nii-öelda kaitsma ja sisuliselt hindama aastase ülekandmise mõttes, siis nemad näevad, et see võiks olla hea plaan. Ja mis puudutab seda, et kas kohustused või broneeringud on rahal peal või mitte, siis lihtsalt praegu puudub selleks sobiv IT-lahendus ja selle rakendamist analüüsitakse. Ja samuti Rahandusministeerium rõhutas, et siis ministeeriumid vastutavad ikkagi kogu rahakasutuse eest ise, sealhulgas ülekandmise eest. Samas meie hea meeleks nägime, et Rahandusministeeriumi juhises, mis detsembris läks ministeeriumitele, kuidas käituda ülekantavate rahadega, siis nad tõid välja, et ülekantava jäägi kohustustega kaetuse ulatust tuleks välja tuua, mis on aga probleemiks on see, et ei ole päris kindel, et sellesse suhtutakse ühtse metoodika alusel. Nii. Ja lõpuks rõhutakski seda, et raha ülekandmine ja kandumine ei ole probleem nagu iseeneses, aga meie hinnangul ei tohiks see toimuda lihtsalt inertselt ja tuleb veenduda, et ainult sellist raha kantakse üle, mis on seadusega lubatud ja tingimata vajalik. Aitäh! Tänan. Läheksime siis erinevate institutsioonide seisukohtade ärakuulamise juurde. Ja mul on hea meel anda kõigepealt sõna Rahandusministeeriumi esindajatele, kes Rahandusministeeriumi nagu vastulauset sellele tutvustavad ja ma võtaksin siin volitusega tsiteerida siis Riigikontrolli auditi dokumendi punkti 71, mis on komisjoni käsutuses, tsiteerin. Rahandusministeeriumi esindajad kinnitasid, ehkki nemad küll tegelevad ministri käskkirjade kooskõlastamisega, pole neil piisavat jõudlust teemasse süveneda ning pole nende kooskõlastusel või mitte kooskõlastusel tegelikult mingit tähtsust. Isegi tuvastatakse, et ministeerium eksib raha üle viies riigieelarve seaduse nõude vastu, mitte muuta raha kasutamise sihtotstarvet, ei saa Rahandusministeerium enda sõnul midagi teha. Ja seadusest kinnipidamise mehhanismi tegelikult pole. See on ministri enda vastutus. Tsitaadi lõpp punktist 71. Ja ma annaksingi sõna siis praegu Rahandusministeeriumi esindajatele, et luua selles asjas selgust. Ja, aitäh. Eelarve jääkide ülekantavate vahendite teema on loomulikult olnud juba aastaid nii avalikkuse, selle komisjoni, Riigikogu, valitsuse, eelarve läbirääkimiste arutelu kese. Aga kummatigi see raport ja kogu see arutelu täna viitab sellele, et me peaks justkui eelarve ülekandmise hetkel tegema igasuguseid analüüse, hindama seda, kas mingi raha oli vajalik või mitte, kuidas seda üldse teha, mõelge ise, eks. Ja jäetakse kõrvale tegelikult kogu see töö ja see pool, mis tehakse eelarve arutelude käigus septembris. See on võib-olla meie kõige suurem selline küsimus või küsimärk selle raporti suhtes, et miks seda ei ole selles kirjeldatud. Miks ei ole kirjeldatud seda, et eelarve ei liigu inertsist. Rahandusministeerium on aastaid teinud suuri pingutusi nii eelarve läbirääkimiste käigus ametkondlikul tasemel, ministrite tasemel, avalikkuses kirjeldades tuua läbipaistvalt pilti kogu eelarve vahendite jääk, ülekantavad vahendid, suunates ministeeriumi õigesti planeerima. Piirmääraga vahendite eelarve ülekandmine on aasta-aastalt vähenenud. Paar aastat tagasi oli see üle 900 miljoni, tänaseks on see alla 600 miljoni ja ma olen üsna kindel, et väheneb ka 2026. aastal. Rahandusministeerium on muutnud seadust selleks, et vähendada ülekantavate vahendite mahtu. Õigemini Riigikogu on muutnud seadust, oleme täpsed. Ettepanek oli valitsuse reservi mahtu mitte üle kanda. Reserv ongi hea, kui kasutamata jääb ootamatuteks kuludeks mõeldud reserveks. Täna on ta olnud ülekantavate vahendite sees ja justkui pinnuks silmas, et see suurendab ülekantavaid vahendeid ja raha justkui libiseb aastast aastasse. Tegelikult on olnud tegemist lihtsalt ootamatuteks kuludeks mõeldud reservi ülekandmisega järgmiseks aastaks. Olukorras, kus meil näiteks aastat tagasi olid täpselt teadmata Ukraina põgenikega seotud lisakulud ja siis oli vaja hoida ka suuremaid reserve, mida oli vaja rohkemas mahus üle kanda. Ühesõnaga on väga palju tehtud selleks, et see asi, et eelarve jäägid ei oleks nii suured, et ülekantavate vaht väheneks ja seda statistika ka kirjeldab.
Ja tõepoolest, me näeme seda, et Rahandusministeeriumi rolli ei peaks olema hakata kuskil kevadel arutama ministeeriumidega selle üle, kas mingi kulurida oli vajalik või on ka edaspidi vajalik, sellepärast et see on meeletu halduskoormus. Ja me ei teeks seda ülekandmise hetkel, vaid oleme valinud tee, et me teeme seda väga põhjalikult ja sisuliselt ja juba aastaid teeme eelarve arutelude käigus. Ja selle tõestuseks on viimasel 2 aastal näiteks nullbaasilise eelarve käigus tehtud reaalsed kärped, mille aluseks on olnud Rahandusministeeriumi analüüs eelarve jääkide kohta. Seesama eestikeelse hariduse näide siin, teadus- ja arendus- innovatsioonikulud. 2026. aasta riigieelarves on 20 miljoni eurone kärbe, mis on mustvalgelt välja toodud, see on tehtud selleks, et vähendada eelarve jääke ja ülekantavaid vahendeid, aga sellest raport vaikib meil arusaamatul põhjustel. Sest see on sama mündi teine pool. Me ei peaks keskenduma mitte sellele ülekandmise hetkele, vaid tegelikult seesama töö, mida siin justkui natukene lahtisest uksest sisse murtakse nende ettepanekute järgi, et Rahandusministeerium peaks eelarve läbirääkimiste ajal nendest asjadest rääkima, siis me oleme seda aastaid teinud ja ministeeriumidel on villand juba naljaga pooleks sellest, et Rahandusministeerium jälle tuleb sellest rääkima. Eks? Et ühesõnaga selle tööga tegeletakse nagunii, on aastaid tegeletud, seal on konkreetsed avalikkusele kättesaadavad tulemid, mis on selle töö tulemus seaduse tasandil, kärbete tasandil ja loomulikult tuleb selle teemaga tegeleda. Ja siin kõlas lõpus see lause, et ega eelarve jäägid ja ülekantavad vahendid ei ole saatanast iseenesest, küsimus on nende mahus ja eesmärk on seda mahtu tuua madalamale tasemele, aga meie näeme, et need erakorralised aastad, mis siin olid, kus võeti vastu mitmeid lisaeelarveid, majanduskriis, COVID, põgenikelained, et need moonutasid ja mõjutasid eelarve jääke ja ülekantavaid vahendeid päris palju, sest planeerimise täpsus selles hektilises keskkonnas oli halb. Ja selleks, et see paraneks, selleks Rahandusministeerium iga-aastaselt päris palju pingutusi teeb. Aitäh. Aitäh. Järgnevalt on väga põhjalikult ka Riigikontroll analüüsinud või välja toonud siis regionaal- ja maaeluministeeriumi ja ma annaksin sõna siis põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele. Et tema siis ka valitsust esindava valitsuse liikmena valitsuse käsitluse selles probleemis esitaks. Aitäh selle laienduse eest taas kord. Ma räägin siiski Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eelarve eest. Siin see protsentuaalne või protsent eelarvest on suhteliselt madal. Meie hinnangul, mis oli 9,2 miljonit eurot umbkaudselt, mis ülekantavad on. Selle tuum on see, et kuna meil on väga suur osa ministeeriumi tegevusest on investeeringumeetmed, siis regionaalsed investeeringud, põllumajandusinvesteeringud, et sellel juhul suurem osa ongi regionaalsed investeeringud, mida taotletakse, talvel ehitada ei jõua, näiteks aedade taastamine, nii edasi, siuksed maised asjad ja seetõttu lihtsalt liiguvad järgmisse aastasse. Et arvestades seda kogu investeeringute mahtu, siis ma hindan, et see on tegelikult suhteliselt hästi välja tulnud, et see summa ei ole liiga suur. Ja kindlasti ei ole me kuskil eesrinnas selle summa suurus osas, et ma hinnangust väga suurt probleemi selles ei näe. Kas Silver, kas soovid lisada midagi? Ei, vast mitte, ongi kõik ära öeldud. Ja ka ministeeriumidelt täpselt nagu Rahandusministeeriumilt härra Kirsipuu ütles, et aastat ta ju paraneb. Turbulentsid aastad tekitavad täiendavat ebakindlust. Väga meeldiv. Siis ma annaksin sõna nüüd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatele, kes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi positsiooni kokku võtab, kas proua Siimann või härra Uusmaa. Ja, tere, et Andres Uusmaa siinpool, loodetavasti olen kuulda. Lugupeetud nõupidamisel osalejad, MKM-i poolt võib-olla alustaks sellest, et kuna see auditi periood hõlmas väga pikka perioodi, siis nagu ka Sven juba mainis siin, neid jääk on mõjutanud erinevad kriisid, COVID, energiakriis, Ukrainas alanud sõda ja mis salata ka valitsemisalade vahelised struktuurimuudatused. Et seda esiteks. Teiseks, nagu need tabelid ja graafikud ja tulpdiagrammid näitavad, siis MKM-i osas ikkagi see trend on langustrendis ja jääk on järjest vähem ja kui me vaatame jääkide sisse, siis tegelikult tegu on eelkõige teadus- arendus- innovatsioonivahendite jääkidega
ja ettevõtlustoetustega, mida tehakse siis reeglina läbi Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutuse. Ja siin on palju tegureid, et esiteks need meetmed, projektid, toetused on mitmeaastased, turg ei võta neid nii ruttu vastu ja reeglina need kulud tekkepõhiselt tekivad perioodi lõpus. Mida me oleme ette võtnud selle jääkide lumepalli efekti vastu on siis olnud see, et me oleme eelmise aasta RES-RE protsessis valitsuse otsusega neid jääke kas siis aastate vahel nihutanud, õigesse perioodi tõstnud, kui meil on täpsem prognoos olemas. Ja lisaks me siis eelarveseaduse või teise lisaeelarvega vähendasime siis kulude mahtu, suunates vahendid näiteks finantseerimistehingutesse EISi innolaenuks ja parandades nii ka eelarve positsiooni ja üldse meie eelarve kärped eelmisel aastal olid näiteks 30 miljonit. Siis mida veel, seda puhvrit ka juba Riigikontroll mainis, mis seal salata, ütleme ka ausalt, et vaadates, et iga aasta tuleb järjest kärpeid juurde, protsent suureneb, lisaks on ühekordsed kärped ja ülesanded nii ministeeriumile kui allasutuste tuleb järjest juurde, siis tõesti kokkuhoiu arvelt kantaksegi jääke üle, et järgmine aasta üle elada. Näiteks eelkõige puudutab see TTJA-d, kellele pannakse järjest lisanduvaid ülesandeid juurde, aga nende katteks vahendeid ei leita. Ja jah, me oleme Riigikontrolliga kohtunud korduvalt ja nii faktikontrolli teostanud, kirjalikke selgitusi andnud lisaks näost näkku kohtumisele ja ka lõpliku vastuse siis lõpparuandele ministri allkirjaga. Nii et mõnede väidetega me nõustume, mõned oleme ümber lükanud, võib-olla üldine kommentaar Riigikontrollile oleks see kogu austuse juures, et kõik märkused on tehtud justkui joonlauaga ministeeriumide üleselt. Tegelikult erinevatel ministeeriumidel ja allasutustel on kindlasti erinevad põhjused, erinevad protsessid ja et võib-olla see on üks pool ja teine pool, mis siin veel auditist välja tuli, et need otsused tuleks protokollida, fikseerida ministri juures juhtkonna tasemel. Me leiame, et see on ka võib-olla liigne bürokraatia suurendamine. Me niigi teeme regulaarselt nii kantsleri kui ministri tasemel koosolekuid nii majasiseselt kui valitsemisala üleselt ja tegelikult need koosolekud, kus seda infot saab jagada, sealhulgas jääkide ja eelarve muudatuste kohta protokollitakse. Aitäh! Aitäh! Sellega me siis institutsioonide poolt praegu, ja see oli ka niisugune valikuline kutsutud ministeeriumid, eks ole, oleme saanud nii-öelda tagasipeegelduse ja tundub ühelt poolt, et asjad on korras. Asjad liiguvad paremini, tegelikkuses ministeeriumid on oma jõupingutust teinud, et Riigikontroll kuidagi norib. Aga mul oleks nüüd küsimus, esimene küsimus härra Riigikontrolörile. Ma loen seda dokumenti. Punkt 65. Riigikontroll ei tuvastanud, et ministeeriumid hindaksid kriitiliselt, kas allasutusel ministeeriumi struktuuriüksusel on kasutamata raha tingimata ka järgmisel aastal tarvis. Punkt 41. Raha kasutamata jätmine ei ole ministeeriumide jaoks probleem, vaid lahendus, rahalise toimetuleku puhver ja sellest tegelikult täidetaksegi selle arvelt, ma saan aru, kärpeülesandeid. See on tegelikult siis on tegemist, ja nüüd on minu sõnad siis praegu nii-öelda kahekordse raamatupidamisega kärpimise puhul. Punkt 31. Riigikontrolli audit näitab, et ministeeriumide sõnul raha osaline kasutamata jätmine valitsemisalade suurte strateegiliste eesmärkide saavutamist ei mõjuta või õigemini osata seda seost näha ka hinnata. Tsitaadi lõpp. Ja nüüd punkt 15. Riigieelarvega selle kasutamise avalik aruandlus ei võimalda mõistliku pingutusega öelda, milline üks või teine riigi kavandatud tegevus või investeering ellu viimata jäi või edasi lükkus. Meil on 2,1 miljardit eurot kasutamata jäänud ja nüüd Riigikontroll, kas ma saan õieti aru, härra riigikontrolör, tuvastab, et üksikute mõistliku pingutusega ei ole võimalikki üksikute tegevuste loogikas öelda, mis asi kasutamata jäi ja ministeeriumid, kui ma saan õieti aru Riigikontrollist,
tegelikult ei hindagi seda, kas seda raha on mõistlik tulevikus üldse kasutada ja mingit seost eesmärkidega tuleb välja selle ülekantavate raha puhul, seda ei hinnata või ei olda võimelised välja tooma ja seda raha, ma saan aru, Riigikontrolli hinnangul kasutatakse siis kärpeülesannete täitmiseks. Ja härra riigikontrolör, mu küsimus on, et Rahandusministeerium vastas, et keskselt ei olegi võimalik seda praegu kontrollida, kuna ei ole olemas IT-süsteemi vastavat. Et IT-süsteem ei võimaldagi selle raha menetlemist tuvastada, siis kohustustega kaetuse järgmiseks puudub keskne IT-lahendus, tsiteerin ministeeriumi vastust, mistõttu analüüsitakse soovituse rakendamise tulemuse proportsionaalsust töömahu suhtes. Ja minu küsimus nüüd on, et me oleme olukorras, kus me ei tea, milleks 2,1 miljardit, ma saan aru, Riigikontrolli hinnangul jääb kasutamata. Ja nüüd Rahandusministeeriumi vastus, härra Ligi vastus on, analüüsitakse soovituse rakendamise tulemuse proportsionaalsust töömahu suhtes, et IT-süsteem võimaldaks üldse aru saada. Et härra riigikontrolör, mis on teie reaalne nüüd üleskutse, vaadates seda nii-öelda, need on väga tõsiseid ja radikaalseid järeldusi, selle sadade ja sadade miljonite eurode sellega opereerimise osas, millega meil on võimalik, kuidas meil on võimalik siin selgust saavutada, kas me peame alustama kogu eelarve ümberehitamist või Rahandusministeeriumi nõudest Rahandusministeeriumile ikkagi keskne vastutus võtta riigi raha kulude juhtimise üle? Aitäh, siin oli nüüd päris kimp küsimusi, et on päris ja viiteid, et mida mõnda tuleb kindlasti täpsustada, nii et ma arvan, et pärast saab öelda, kas ma vastasin mõnele küsimusele ka sellest kimbust. Esmalt ma tahan igaks juhuks nagu öelda seda, et me peame seda kõigepealt tegema, üks asi on jääk, mis on 2,1 miljardit ja siis teine on järgmiseks aastaks kasutatud vahendid, mis koosneb kahest osast. Üks on siis umbes 600 miljonit seda raha, mis on see riigi maksumaksja rahast ja siis umbes 1,1 miljardit on välisvahendite kulu, millest esimene on tegelikult paari aasta jooksul isegi oluliselt vähenenud ja siis see teine pool on suurenenud. See, mis puudutab välisvahendid ja muud. See, mis puudutab seda, et seda raha kasutatakse kärbete katmiseks, siis tõepoolest sellele viidati ja nüüd ka Andres Uusmaa viitas ju tegelikult siin samas sellele, aga see ei ole ainuke põhjus, milleks ülekantavaid rahasid kasutatakse, nii nagu Märt Loite siin ülevaate andis, siin on tegelikult osa raha on kohustusega planeeritud, siis paljud projektid on mitmeaastased, hanked nuurivad ja nii edasi, need põhjuseid on tegelikult väga palju erinevaid, üks osa nendest on see, kus siis otsitakse võimalusi raha mõistlikumalt kasutades, seda siis nagu viide on järgmise perioodi kärbeteks kasutada. Et need on, ma arvan, olulised täpsustused seda, et need on täiesti, selles mõttes on õige, et oli viide, et ega me ei tahtnud joonlauaga lüüa kõiki ministeeriumid, et olukorrad ongi väga erinevad, sõltuvalt erinevatest ministeeriumidest. Ja nüüd see nagu probleem on tõesti see, et Rahandusministeerium viitasin sellele, et Riigikontroll ole paljudele asjadele tähelepanu pööranud ja vaadanud seda, mis siis eelneva aasta sügisel toimub järgmise aasta kohta. Et paraku ülekantavate rahadega on selline asi, et kindlasti ei ole see eelneva aasta sügisel teada, mis üle kantakse. Tegelikult sellega on päris keeruline, aga järgmisel aastal võtab tükk aega ja auditi käigus me tegelikult nägime seda, et päris viimase hetkeni tegelikult ülekantavate rahade hulk kogu aeg muutus. Nii et rääkida sellest, et aasta varem on planeeritud ja nähtud seda, mis toimub, et see ei ole isegi tõelähedane väide, et need muutused on tegelikult pärast siis seda sügist, millele on viidatud päris olulised. Ja mis on nagu probleem, et ma igal juhul rõhutan selle üle, et tõepoolest jäägid ei ole saatanast. Et need on erinevad põhjused, mis on välja toodud, et miks jäägid tekivad. Ja ma arvan, et need põhjused on paljudel juhtudel täiesti arusaadavad. Küsimus on lihtsalt selles, et kas riigil, ka ilma tähendava igasuguse bürokraatiata, kes Rahandusministeeriumil on roll vaadata seda ja olla informeeritud sellest, mis laadi jäägid tekivad. Et seda oleks väga vaja teha sellel aastal ja mest väga tänuväärne see, et Rahanduskomisjon vaatas põhjalikult läbi sellel aastal ülekantavad jäägid. Ja ma arvan, et seda on mõistlik teha, et lihtsalt, et oleks näha, et tuntakse huvi selle vastu.
ja väga mõistlik, et see peamine küsimus on selles, et riigi rahandusest peab kuskil olema terviklik ülevaade sellest, kuhu raha läheb, kas see on põhjendatud, paljudel juhtudel võib olla põhjendatud. Kui me siin mõni kuu tagasi rääkisime sellest, et enamus raha läheb sellepärast üle, et see on kohustuslik kaetud, siis auditi käigus tuli välja, et tegelikult ei saa me sellest kindlad olla, et need kohustused kaetud. Vastupidi, ministeeriumid ütlesid seda, et nad ei saa kinnitada, et see on suur töö, et selgeks teha, kas see on kohustused kaetud või mitte. Meie asi on luua selgust, et mis selle rahaga siis on. Ja tõesti, nagu esimees viitas siin, siis nagu muret tekitav on see, oli see viidepunktile 15 vist, kui ma nüüd hooga võtsin, et häda ongi selles, et tegelikult me ei saa aru, mis siis nagu tegemata jääb. Ja ka ministeeriumidelt oli raske seda vastust saada, või kui raha jääb kasutamata, on ta siis 17 miljonit või 43 miljonit, et mis siis nagu, eriti kui me tegevuspõhine eelarve, kus on väga oluline, et mis siis nagu juhtub. Ja midagi peab juhtuma, aga seda oli ka raske selgeks teha, nagu aruandest tõime välja, et pidime grupeerima neid teemasid, kus raha üle jäi. Nii et kogu selle minu meelest see peamine sõnum on see, et seda tsentraalset teadlikkust selle kohta, et kuhu raha läheb, kas on vaja, ei ole, et seda kindlasti on mõtet tõsta ja ma arvan, et see ka nende rahade juures või summade juures, millest me siin räägime, ei ole liigne bürokraatia, vaid see on minu meelest niisugune mõistlik tavalise teatavas mõttes rahandusosakonna vaade riigi rahale. Mida teisiti teha, kui see lõpuküsimus oli vist selline, siis ettepanek ongi see, et minu meelest üks asi, mida kindlasti võiks jätkata, et rahanduskomisjon Riigikogu tasandil seda tegevust, mida ta sellel aastal alustas, jätkaks. Ma arvan, et sellel oli mõju ja ka ettevaatavalt järgmisse aastasse ja ma arvan, et ka Rahandusministeerium lisaks sellele sügisele pilgule, et teadmine sellest, kuhu raha läheb, kas seda alati vaja, et seda kindlasti maksab tõsta. Aitäh. Nii, Rahandusministeeriumi esindajal vist oli lühike repliik siin täienduseks ja siis on Anneli Akkermanni küsimus. Jaa, et siin kuidagi kõlas, et Rahandusministeerium ei teagi ettevaatavalt järgmise aasta kohta, mis need jäägid hakkavad olema. Et loomulikult ei tea, aga ega selle üle arutelu ei toimu, mis järgmisel aastal võib-olla on. Vaid arutelu käib ikkagi selle analüüsi põhjal, mida me teeme eelmise aasta jääkide põhjal ja ülekantavate vahendite põhjal, mida siis kantakse üle kevadel. Ja olete ilmselt nõus, et see võtab aega, et aru saada, kas seda raha on vaja, milleks on vaja. Eks selleks ongi mõeldud järgmised kuud pärast seda protsessi, et sügisel arutada. Ja oli jutt, et keegi justkui või viide, et keegi justkui ei tea ja avalikest materjalidest ei ole kätte saada. Ma loen praegu riigieelarve strateegiat, näiteks teadus- ja arendusinnovatsiooni kulude horisontaalne kärbe, mille ajendiks on nullbaasilise eelarve käigus läbi viidud eelarve jääkide analüüsis tuvastatud suuremahulised kasutamata jäägid. Täpselt sama eestikeelse hariduse kohta järgmisel aastal. 26. aasta riigieelarvest võite mustvalgelt lugeda 20 miljonit kärbe, mis on tehtud selle sama Rahandusministeeriumi analüüsi põhjal ja need on kõik tehtud selles samas sügiseses protsessis, millele ma viitasin. Ja ajaliselt ta haakubki selliselt, et aasta esimeses pooles viiakse vahendid üle ja siis toimub analüüs, mis toimus täpselt jääkidega või intervjuud ministeeriumidega. Me läheme ülidetailsele tasemele selleks, et aru saada, mis riigis detailis on. Aga nüüd lihtsalt peegeldamiseks, et kui siin kõlab justkui, et võiks kõigest aru saada ja midagi saa aru, siis ühes valitsemises on tuhandeid investeeringuprojekte, mis on 10 000 projektid, 100 000 projektid ja kujutage nüüd ette, et me hakkame koos aru saama, millised neist on täpselt lepinguga ja mis seal lepingus kirjas on, et kas see leping on nagu tegelik kohustus või mitte kohustus, et see on meeletu bürokraatia masin, mis kaasa tooks, mille see endaga kaasa tooks, kui me tahaks iga projekti tasemel täpselt aru saada. Aga loomulikult peavad olema suurte projektide puhul aru saada, suured investeeringuprojektid, Rail Balticud, kõik asjad, kui palju seal on planeerimisviga, palju on jäägid. Meil on eraldi lisa riigieelarves selle kohta, kuidas Rail Balticut rahastatakse või rahastata. Et siin peab tegema proportsionaalsusest tuleneva hinnangu, mida on mõistlik teha ja mida ei ole mõistlik teha. Ja seda me oleme enda võimete piires püüdnud siis teha, eks keskendudes olulisemale, sellepärast, et inimesi on alati vähe ja mitte minnes sinna mikromaailma püüdes absoluutselt kõigest aru saada ja siis veel hakata arutama, et kas see on mõistlik või mitte. Et kuskil on ka vastutuse piir, et kuskil ka minister vastutab enda valdkonna eest ja püüab aru saada, mis seal üldse toimub. Eks kõik ei pea keskselt Rahandusministeerium iga euro täpsusega taga ajama üle platsi. See ei ole lihtsalt vähe sellest, et see ei ole mõistlik, see ei ole ka tehtav.
ja ükski riik niimoodi ei toimi. Et näiteks siin Soome paralleel, et ka Soomes on circa 10% jääk, eks, mis on aktsepteeritud üle 5 aastast aastasse. Ka meil oli kunagi piiratud see nii-öelda piirmäär, aga me ei taha ka teistpidist olukorda, kus nende piirangute tõttu hakkavad ministeeriumid raha mitte koguma, vaid hoopis ära kulutama. Ja siis me näeme aasta lõpus meeletult kulurallisid, sellepärast et äkki keegi tuleb ja piirab seda ülekandmist. Et me ei taha ka sinna minna, sellepärast see paindlikkus aastate vahel teatud mahus ongi mõistlik ja võib arutada selle üle, mis see mõistlikkus on. Et kust hetkest me saame öelda, et jäägid ja ülekantavad on liiga suured ja kust on liiga väikesed. Aga see ei ole see, millega meie analüüs piirdub. Me oleme ülidetaili selleks, et aru saada iga ministeeriumi jääkide põhjustest. Räägime nendest eelarve ja läbirääkimiste käigul ametlike tasandil. Näitame ministrite pilte, ministrite lisataotluste ettekannete ette toimub kirjeldus, kuidas ministeeriumi eelarves läheb. Seal räägime jääkidest, põhjustest, mida on mõistlik ära võtta. Need samad kärped, millele ma viitasin, on kõik selle analüüsi põhjal tehtud. Et see tule iseenesest kuidagi. Aga kui võib, siis et ei kindlasti, et mõte ei ole see, et tuleb detaili minna, sest tegelikult see, mis puudutab eestikeelsele õppele üleminekut, selleks ei ole vaja teha mingit põhjalikku revisjoni. Tegelikult, kui oleks täpselt vaadanud eelmisel sügisel või üle-eelmisel sügisel sellele, kui raha on kasutada ja oleks sinna natuke sisse mindud ja see ei ole detail, see on 43 miljonit eurot, et siis tegelikult oleks selle saanud sellel hetkel juba kätte. Nii et ma arvan, et detaili kindlasti ei tohi minna, siin on väga palju detaile. Aga siin on ka väga palju suuri tükke, nii et selliseid kohti, kus seda ülevaadet ilma ka ministeeriumidelt vastutust ära võtmata tekitada, neid kohti on tegelikult päris palju. Küsimus on see, et ma lihtsalt Anneli Akkermann nõnda, aga mu küsimus on, et siin on nüüd väide, et Rahandusministeeriumi poolt on väide, et tegelikult välisaudiitor eksib, et tegelikult meil ülevaade on olemas, mis puudutab kohustustega kaetust 25. aastal. Mu küsimus nüüd on, et aga meil on nüüd 26. Sellist asja ma ei väitnud, vabandust, et see ülevaade on olemas, mis on kohustustega kaetus. Vastupidi, ma ütlesin, et see on meeletu administratiivne koormus üldse aru saada, millised lepingud, mida tähendab üldse kohustustega kaetus ja millised lepingud siis nende kõikide nende kümnete tuhandete projektide puhul on siis olemas ja millised ei ole olemas. Et selles mõttes sellist ülevaadet ei ole, ma väidan üheski riigis ja selle loomine on väga suur administratiivne koormus ja see viide, millel te viitasite kirjas, tähendab seda, et me peaks enne hindama, kas see on mõistlik sellist ülevaadet luua, sest see on väga suur koormuse töö ja küsimus on, mis selle tulemus on. See on praegu normaalne eeldus, et meil näiteks 24. aasta kohta vähemalt palju raha järgi jäi, tekkis suveks 25, aru saame, et see oli siis 2,1 miljardit oli ju tegelikult kinnitati, see otsus tuli välja, komisjon sai teatavaks, me küsisime juunis ja et see on nagu nii-öelda normaalne, et me saame poolaastase viibega teada, palju riigil aastal raha kulub. See on hoopis teine teema. Esiteks palju jäägid on selgub juba aasta alguses, esimeses kvartalis. Kui palju kasutamata jäi. 25. aasta kohta jäägid? Meil ei ole teada, sellepärast, et eelarve käib. Arved alles tulevad eelmise aasta kohta. Aastane tekkepõhine eelarve käib. See selgub esimeses kvartalis, kui läheb kokku aasta raamatupidamine. See, millele te viitasite, mis kevadel juhtub, on siis ülekantavate käskirjad. Ministeeriumid teevad analüüsi nende jääkide põhjal, mida on mõistlik üle kanda, mida tohib üldse üle kanda. Ja seda kuupäeva meie sooviksime tuua ka ajas veidi ettepoole, et see nõus, et see võib-olla see mai lõpp on liiga hilja, aga seal on teatud tehnilised võib-olla piirangud, ühesõnaga see on sellega igati nõus. Aga see on hoopis teine teema võrreldes sellega, et kohustustega kaetud jääke hakata ükshaaval realt läbi käima ja siis arutama, mis lepingus on, igas lepingus ja mis ei ole. Aga suurte projektide puhul, veel kord ütlen, see on oluline ja seda ka tehakse. Kui te küsiksite Kaitseministeeriumi käest, millised relvahanked on hetkel lepingutega kaetud ja millised mitte, nad oskavad seda kohe öelda, et see ei ole küsimus. Aga kui te lähete küsima mõne ministeeriumi käest, kas see 10 000 IT-projekt, mis te plaanisite, et kas see lepingu allkiri tähendab seda, et see tuleb igal juhul välja maksta või on seal veel mingi aruteluruum, see on hoopis teine teema. Detailsusest käib küsimus. Praegu on see järelikult see väitega, te ei vaidle vastu Rahandusministeerium, et Riigikontrolli järeldusega, aga te leiate, et see ei olegi mõistlik sellele pürgida, et ma tsiteerin, riigieelarve kasutamise avalik aruandlus ei võimalda mõistliku pingutusega öelda, milline üks või teine riigi kavandatud tegevus või investeeringu ellu viimata jäi või edasi lükkus. Et te olete nõus selle väitega, mida Riigikontroll ütles, aga te leiate, et polegi mõistlik seda saavutada. Te lugesite just ette lause, kus me ütlesime, et seda tuleb kaaluda. Kas see on mõistlik, mitte et see ei ole mõistlik? Seda on teoreetiliselt võimalik teha, eks, aga see on väga suur administratiivne koormus. Ja see vajaks veidi arutelu, et kas see on mõistlik selleni minna. Seda on teoreetiliselt võimalik infosüsteemide arendusega sinna viia ja nii edasi. Töötada välja metoodikad ja kõik muu säärane. Arusaadav. Nii, Anneli, palun.
Ma tahan kõigepealt öelda, et see esimene küsimusi, mis komisjoni esimees püstitas, et seal oli küllalt palju hinnangulisust. Ma tegelikult just seetõttu kordaks, et ma olen täiesti nõus Riigikontrolli lõppjäreldusega, et raha ülekandmine ei ole probleem. Ja tõesti, rohkem tähelepanu tuleks pöörata sisulistele argumentidele ja raha kasutuse või ka eesmärkide täitmise analüüs on tegelikult normaalne juhtimise osa, kui te mõtlete seda planeeri, tee, kontrolli analüüsi, seda ratast, et see analüüs on normaalsus. Ja ma kindlasti ei vehiks selles arutelus summaga 2,1 miljardit ja ei kuku ka toolilt maha, et see on väga suur summa. Käesoleva aasta eelarve nüüd on juba 21 miljardit ja sellele summale on oluline siiski sisse vaadata, et seal on 600 miljonit on sellist raha, mis on maksumaksja või siis laenuraha, mida kantakse üle. Ja ülejäänu on Euroopa Liidu toetused, mis eraldatakse juba riigi taotluse alusel Euroopa Liidu eelarvest konkreetsetele asjadele. Ja kui veel eraldi välja tuua CO2 kvoodi laekumist, et põhiseadus ütleb meile, et riigieelarve peab hõlmama riigi kõiki tulusid ja kulusid, sealhulgas ka CO2 müügikulusid ja küllalt ettevaatamatu oleks teha ära CO2 müügitulude arvel juba investeeringut teadmata, kuidas liigub CO2 hind börsil, kui palju meile seda lõpuks laekub. Teatavasti on näiteks CO2 kvoodi või selle kauplemistonni hind on olnud nagu vägagi suures kõikumises. Et kui sellesse 2,1 miljardisse sisse vaadata, seal on nagu väga palju detaile, mida peab teadma ja mida ei tohi võtta emotsiooniga. Aga see 600 miljonit, see on niisugune napp 5% siis nendest regulaarsetest kuludest, et kui eelmisel aastal, see on üle-eelmise aasta pinnalt tehtud umbes 16 miljardit kogutakse makse, 1,2 miljardit võetakse laenu, siis see on ikkagi niisugune napp 0,5% ja kui keegi paneks nüüd käe südamele ja ütleks, et ma nüüd aasta lõpuks on tohutu suur mure, kui mul on arvelduskontol 0,5% aasta sissetulekust raha, me kõik saame aru, et see on normaalne jääk. Ja sellised summad tekivad ka näiteks pehmest talvest või madalast elektri hinnast, et siin ei ole nagu midagi otseselt ülearust, ma tahan öelda. Ja küsimus siis Riigikontrollile on see, et kõige suurem jääk oli, ütlesite, 2023. aastal ja ma mäletan ise ka, et ka 2024. aastal oli see ülekantav jääk ikkagi niimoodi 8–12% aasta eelarvest. Nüüd tundub, et teda lahti võttes, et on väiksem. Et missugused on olnud teie arvates need metoodikad, kuidas seda ülekantavat jääki on siiski õnnestunud vähendada, mis on iseenesest hea? Ma ei tea, see härra Riigikontrolöri vist küsimus või härra Roite või? 2023 oli viide, et kui palju? Ja te ütlesite ise, et 23. oli jääk kõige suurem ja pärast seda on jääk kõige suurem oli see 23. aasta eelarve jäägid. Jah, riigi maksutulust osas oli ta kõige suurem. Et viimastel aastatel on ta vähenenud, et mis on need kriteeriumid, et miks ta on vähenenud ja kuidas, ütleme, veel täpsustada või inventeerida neid jääke paremini?
Jah, ma arvan, et kõigepealt on küsimus selles, et miks ta tekkis on ja seal oli ka viidet, suuresti on see seotud kindlasti selle COVID-i kriisi ja kõige muuga, kus tegelikult osa raha jäi kadumata, seal oli see, kus ta tegelikult tekkima hakkas sellises mahus. Ja nüüd, miks ta nagu vähenenud on, ma arvan, see on paljuski seotud sellega, et võib-olla siin ministeeriumid saavad kinnitada seda või ümber lükata. Et see sama sõnum, mida auditi käigus viidati, Rahandusministeerium te peate saama ise hakkama oma olemaselt vahendada, lisaraha ei saada, et tegelikult on siis kasutatud teatud kulude puhul muuhulgas. Kindlasti on ka muid asju siin. Et on kasutatud seda raha selleks, et neid kulusid katta. Kindlasti on mingit asja tehtud tõhusamalt ja nii edasi. Ma arvan, et siin on väga palju erinevaid põhjuseid, miks see summa võis niipidi kujuneda. Aga siin saavad ministeeriumid öelda, mis nad selleks teinud on, et see summa vähenenud on. Kui me räägime nüüd ainult sellest riigi maksutulude poolest, sest see, mis puudutab välisraha, siis selle hulk on tegelikult suurenenud. Kasutamata raha hulk suurenenud. Nii, aga härra Belobrovtsev. Ja aitäh. Selline küsimus, et me oleme siin Riigikogus hästi palju piike murdnud sel teemal, et kas seesama tegevuspõhine eelarve, mis on siis aastast 2020 Eestis kasutusel, on parem kui siis kulupõhine ja siin opositsioon on ikkagi jätkuvalt vähemalt viimased aastad olnud seda meelt, et kulupõhine on parem, läbipaistvam ja tavainimesele nagu arusaadavam. Et kui meil oleks ikkagi mitte tegevuspõhine eelarve, vaid kulupõhine eelarve, nagu kas samad probleemid oleksid samas mahus olemas või oleks olukord parem? Aitäh. Nii, Riigikontroll palun siis. Ma arvan, et ükski formaat iseenesest ei tingi seda jäägi suurust, et kas ta on ühte või teistpidi, et see sõltub pigem nendest reeglitest, et kuidas raha kasutamist piiratakse, kas piiratakse ja piirata, teine on see, kuidas siis tehakse, ma ei taha järelevalvet sõna kasutada, aga näiteks mida rahanduskomisjon sellel korral tegi, kas tuntakse huvi selle vastu, kuidas jäägid tekivad, aga kindlasti see tegevuspõhise eelarve puhul on ja see pool võiks kindlasti parem olla, et kui tegevuspõhise eelarve puhul on tegelikult ju viide olnud sellele, et raha on seotud tulemustega, et siis tegelikult võiks see, mida me ei leidnud, et mis siis nagu tegemata ja milline mõju sellel tulemustel oli, et tegelikult seda ju see sama meie praegune tegevuspõhine eelarve seda vastust meile andnud, et see vastus jäi sealt saamata, et tegelikult on, ma ütlen, et kui on küsimus, kas tegevuspõhine eelarve on mitte, vastan, et iga formaadiga saab tekitada erinevaid olukordi, aga mida ma öelda tahan, on see, et ma ei ole ka kindel, et see, mida me tegevuspõhiseks nimetame, on sellest tähendus tegevuspõhine, sest me ei saa seda informatsiooni sealt praegu kätte, kas raha kasutati ühel, teisel või kolmandal viisil, ka pärast seda, kui eelarveaasta on lõppenud, päris mitu kuud pärast seda, kui eelarveaasta on lõppenud. Nii, me paluks proua Ingerain. Aitäh, mul on selline küsimus, et kui palju praegu meie eelarveseadus, kogu see protsess võimaldab nagu ministeeriumite vahelist koostööd või arutelu, et kui ühes kohas jääb midagi juba ette nagu nähtavalt kasutamata, et siis saab seda kuskil mujal sektoris kasutada, et näiteks siin oli väga hea analüüs selle IT-majade osas ja mul on hästi suur mure ikkagi meie pensioni jagamises ja IT-süsteemides, et kui paindlik see on või et kas seda saaks seda protsessi kuidagi muuta? Selles küsimuses tegelikult peitub eeldus, et on valdkondi, kus on raha üle ja kus on puudu. Et tegelikult on igas valdkonnas raha puudu. Ehk tegelikult ma arvan, et seda instinkti ma ei usu, et ministeeriumidel on, et pakkuda teisele ministeeriumile lahendust, kui tal endal on kuskil mujal raha puudu. Ma ei usu, et seda instinkti on ja me tegelikult ju nägime kas või kui võtta teine lisaeelarve, mis aasta lõpus ju vastu võeti, et tegelikult seal oli ka päris viimase hetk ümbertõstmisi, kus oli ka selge. See on üks nendest näidetest, kus me tegelikult juba teame ümber tõstes, et seda raha ei kasutata eelmisel aastal ära, vaid tehakse tulevikus, et tegelikult on näha, et see ikkagi oli valdavalt ministeeriumide sisene, aga oli ka ministeeriumide vahelisi väiksemaid ümbertõstmisi. Aga siiski seda instinkti kindlasti ei ole, et lahendame nii-öelda teiste ikkagi see enda valdkonna vaade on domineeriv, ma arvan. Ma täiendan seda vastust, et see protsess on tegelikult olemas ja selline praktikaga on iga aasta, kus ma ei oska instinkti kohta öelda, aga
aga aasta lõpus, kui on teada, et mõnes valitsemisalas jääb vahendid üle, siis tavalise eelarveprotsessi raames arutatakse selle üle, kas ja kellele seda raha ümber tõsta. Riigikogu annab selle lõpuks mandaadi riigieelarve seaduse muudatusega, mida ka menetletakse tavaliselt iga aasta lõpus. Nii et sellel on oma koht täiesti olemas. Nõus, et see on alati poliitilise arutelu küsimus ja tihti ei ole teada, kas aasta lõpuks midagi üle jääb või mitte, aga kui on kindlalt teada, siis see platvorm on olemas ja neid muudatusi iga aastaga tehakse, tõstetakse ühest ministeeriumist teise. Nii, nüüd on proua Poolametsa siis veel rohkem. Ja aitäh. Ja seal, kui ma vaidleks vastu Anneli Akkermannile, et ma ei pisendaks seda protsenti, et see on 0,5% eelarvest ja see on hästi väike ja võrrelda seda oma pangakontoga, sest praegu on riigieelarve 4,5%-ga miinuses ja me oleme väga mures selle pärast, et ja ei näe ka lootust, kuidas sellega jõuda tasakaalu. Aga mul on küsimus Rahandusministeeriumi esindajale, et te rääkisite, kui palju te vaeva nägite, et seda ülekantavat raha oleks vähem. Et nüüd ma küsingi teie hinnangut, et kui te ei oleks vaeva näinud, et kui suur see protsent sellisel juhul oleks ja milline on teie hinnang, kui suur protsent on mõistlik? Kas see on seal 10% neid ülekantavaid vahendeid riigieelarvest või võib see isegi 50 olla? Aitäh! Ja, et seda on kindlasti raske nüüd hinnata, kui palju see aastatepikkune töö täpselt eurodes on mõju omanud, aga iga aasta seal on kahesuunaline. Üks on see, et on tehtud reaalselt kärpeid mitmel aastal, mitmes laines selleks, et seda vähendada. Rahandusministeerium suunab täpsemini planeerima iga aasta. Riigieelarve strateegias on selline meetme rida nagu aastatevaheline ümberplaneerimine, kui on selge, et see on ebatäpne olnud ja tekitaks jääki, siis selleks, et ta ei tekitaks jääki, pannakse seda õigesse aastasse, kui on olnud nii-öelda vale planeerimist. Ehk siis seda numbrit on kindlasti raske öelda, aga nagu ma ütlesin, siis iseenesest need jäägid ei vähene, eks, et keegi peab sellega tegelema ja Rahandusministeerium on sellega intensiivselt tegelenud. Nüüd see teine pool, see on kindlasti hinnanguline, aga ütleme, rahvusvaheline praktika ütleb midagi sellist, et 10% lähedal või alla selle oleks mõistlik. Ja meie soov on, et see oleks võib-olla veel väiksem. Täna on seal, kui rääkida piirmääraga vahenditest, siis on ta seal 11% juures võib-olla. Nagu ma ütlesin, siis ma prognoosin, et need ülekantavad vähenevad veel 2025. aastal täiendavalt, aga 10% on tavaliselt selline normaalsus, pluss miinus siis, eks. Kindlasti mitte 50%, aga kindlasti ka mitte 2%. Nii, Akkermanni repliik või küsimus? Jah, me oleme tegelikult üsna optimaalses kohas mu meelest nende ülekandmistega, et alates siin välistemperatuurist ja energia hinnast. Aga ma pean tõesti ütlema, et meil on Riigikontrolliga rahanduskomisjonis üks kirg, et me valvame ikka enam-vähem iga maksumaksja euro järgi. Ja mis seal salata, et Riigikontroll on ka välja toonud, et märkimisväärseks põhjuseks raha kasutamata jäämisel on tõusnud ministeeriumide soov jääke varuda, et saada üks asi on hakkama siis käimasolevate kokkuhoiumeetmetega või valmistuda tulevasteks kulukärbeteks. Ja tõepoolest, kui me neid jääke analüüsime rahanduskomisjoni, siis üks ministeerium oli kõikide nende jääkide taha kirjutatud, et teadlik kokkuhoid. Et ühest küljest, see on praktikast ta näeb välja nagu soov jääke varuda, aga teisest küljest ma tahakski, et teadlikult ikkagi iga eurot kokku hoitakse, et see tekitas ütleme, siukse väga ambivalentse olukorra seal laua taga, et me tahamegi, et teadlikult kokku hoidaks igat eurot ja olime selle üle rõõmsad. Aga nüüd ütleme, tõesti on näha, ma seda teadlikku kokkuhoidu metoodiliseks võrdleks nii, et ütleme, lapsevanem saadab lapse poodi vorsti järele, annab talle raha, laps teab, et ta raha tagasi viima ei saa, et kas ta võtab poole odavama vorsti või võtab poole lühema vorstijupi, et kumma ta siis teeb, et see on arutelu, et kas ta ei toonud küllalt head vorsti või kas ta ei toonud küllalt palju vorsti, mis ta oli käestud teha ja mis ta siis, kuidas ta oma hoiupõrsasse selle vahepealse raha paneb.
ja see vajab aega. Me tegime tõesti rahanduskomisjonis eelmine aasta selle ringi ära, aga millest mul on nagu kahju ja ma tahaks küsida nii Rahandusministeeriumi kui Riigikontrolli jaoks, et see lõplik seisukoht ja aastaaruanne jõuab meile kahjuks alles septembris. Ja siis me ei saa seda enam arvesse võtta väga hästi järgmise aasta eelarve puhul, kuna see pannakse juba septembris enam-vähem samal ajal lukku. Kas on võimalik see jääkide inventeerimine ja ülekandmine tuua märtsikuusse, et jõuaks aasta aruande juunikuus juba Riigikokku tuua, et kõik Riigikogu liikmed, eriti rahanduskomisjoni kolleegid, jõuaksid neid teadmisi ja analüüside tulemusi juba arvesse võtta järgmise aasta eelarveprotsessis? Nii, see on küsimus siis, ma ei tea, härra Kirsipuu vastab lühike lausega. Riigikontrollile ka. Riigikontrollile äkki, kuidas need auditiprotsessid, kuidas need aega võtavad, aga ma korra selle lihtsalt repliigi teen, et iseenesest see jääkidest arusaamine ja selle info jagamine ei eelda selle majandusaasta koondaruande jõudmist Riigikokku, et seda võib teha eraldiseisva protsessina, sest nagu ma ütlesin, meie eelarveprotsessi käigus juba analüüsime neid jääke. Eks me lihtsalt ei kirjuta selle kohta mingit raportit või see ei ole osa sellest koondaruandest nagu detailis, aga ühesõnaga, et see ei takista tegelikult sisu teadmist. Nii, Riigikontroll soovib. Nii palju kommenteerin, et tegelikult see küsimus on laiem, mitte ainult jääke puudutab, et sellest, kas üldse aastaaruandest on kasu eelarvete tegemisel ja positsioonide sõnastamine. Selles mõttes on ta ajaliselt kindlasti väga hilja, sest on ka riike, kus teatud tasemel, mitte terviklikuna, tehakse samalaadset asja juba kuskil maikuus. Et märts kindlasti tundub, kui me räägime sellest laiemast pildist, et märts tundub vist keeruline, siis seal on erinevad tähtajad, mis on omavahelistes suhetes ministeeriumidel täpsustada vaja, nii edasi, ma ei oska täpsemalt kommenteerida. Saab hiljem täiendada, kui vaja on, aga ma tahtsin tegelikult seda sama öelda, et see, mis puudutab nüüd ainult kitsalt jääke, et siis seda esmaspilti kindlasti on võimalik ilma põhjaliku aruandeta ka vahepeal kätte saada. Aga väike probleem on see, et tegelikult ja mitte ainult võib-olla isegi mitte väike probleem, vaid tegelikult ka see jääkide summad, mis üle kanti, et need ikkagi muutusid päris, minu meelest veel novembris saime viimase täpsustuse ja see on nagu peaministril on kombeks öelda 350, vaid see oli ikkagi nagu olulised summad, nii et tegelikult see, et mis ta siis lõpuks on, et see ei saa aasta hiljem selguda. Mitte nüüd igas reas see muutus, aga siiski olulises mahus. Aga kindlasti arutelu kõlbulik maht on olemas ka märtsis. Nii, aga härra Kirsipuu, mul on küsimus, et Riigikontrolli auditile andsid tunnistuse ka Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, kes siis oma auditi vastuses kinnitasid, et riigieelarve koostamise koordineerijad, see tähendab, ma oletan, see on midagi Rahandusministeeriumi silmas, on antud selge sõnum jääke hoida, et need nii suuri summasid siis tekitada. Kas see väide Majandusministeeriumi esindajate poolt peab paika, et see nii suurte jääkide maht, mis meil on tekkinud, on tahtlik eelarvepoliitiline kavatsus? Härra Kirsipuu. Seda oskab võib-olla need MKM siin ise kirjeldada. Ei, aga kas see tegelikkus on vastab tõele, et teie poliitiline tahe on neid jääke tekitada? Vastupidi, et ma olen siin tund aega rääkinud, kuidas see tahe on täpselt teistsugune. Aga miks Majandusministeerium siis, kas härra Uusmaa suudab kommenteerida, miks Majandusministeerium on teistsugune arusaam tekkinud, et ma tsiteerin, riigieelarve koostamise koordineerijalt antud selge sõnum jääke hoida, tsitaadi lõpp, punkt 41 auditis. Kas härra Uusmaa, teie olite see intervjueeritav, kes nii ütles? Jah, meid oli rohkem seal kui ainult mina. Ma tõesti ei mäleta, et ma nii üheselt MKM-i poolt oleks öelnud või keegi minu kolleegidest, et selline suunis on tulnud, aga arutelu käigus võis see läbi käia küll. Näete, te jääte oma seisukoha juurde. Aga kas Riigikontrolli esindajad kinnitavad, et Majandusministeeriumi poolt selline seisukoht väljendati? Et Majandusministeeriumi esindajatel, ja see on tunnetuslik küsimus ju, on arusaam, et tegelikult soovitakse Rahandusministeeriumi poolt neid jääke siis tekitada, et on signaalina. No ma ütlen nii, et kõik auditis kasutatud tsitaadid pärinevad kooskõlastatud intervjuu protokollidest. Selge, komisjon on selle fikseerinud ja võtab teadmiseks. Läheme juurde nüüd selle küsimuse. Kui tohib täpsustada eelmise küsimuse vastust Helena. Ja, olge hea. Et mulle tuli meelde, et intervjuu käigus tõesti meie asekantsler mainis,
Arusaadav. Vabandust, kui te räägite, me ei kuule teid, teil on vist mikrofon kinni või? Kas te nüüd kuulete? Jah. Et tõesti, mul tuli meelde, et meie intervjuu käigus meie asekantsler Maria Alajõe mainis sellist olukorda, kui asutustele on valitsuse sihtotstarbelisse reservi planeeritud vahendeid näiteks õigusaktidest tulenevate lisakulude katmiseks, siis 2023. ja 2024. aastal oli sageli juhtus sellist asja, kus asutus läks seda reservist seda raha välja küsima ja seda ei eraldatud, kuna ei soovitud enam lubada täiendavaid ametikohti luua asutustesse. No, arusaadav, aga see tähendaski seda, et need ülesanded, mis tulevad ikkagi asutustel täita, tulevad seadusandlusest neile lisaülesanded, neid täitmata jätta nad ei tohi. Ja seega tuleb neil kuskilt need kulud katta ja need kulud kaetakse jääkide arvelt. Ja ma täpsustan jah, et see on olnud tõesti meie suunis, et mitte küsida lisaraha, vaid kasutada jääke enda kulude katteks. Selge. Aga lähme nüüd, härra Terras, valitsuse poliitilise kavatsuse juurde. Katsume seda tuvastada siin ühisel pingutusel. Nimelt valitsuse kavatsus, vähemalt avalikkusele esitatud poliitiliste deklaratiivsete seisukohtade kaudu, on valitsemiskulusid vähendada. Nüüd Riigikontroll on tuvastanud, et eelarvejääkide kasvu märkimisväärseks põhjuseks, ja see ei ole järelikult spontaanne, vaid see on kavatsuslik tegevus, süsteemne tegevus, on valitsemisalade teadlik soov jääke varuda, et sellest muu hulgas täita praegused ja tulevased üleriigilised kärpeülesanded. Punkti 41, tsitaadi lõpp. See tähendab tegelikkuses avalikkusele demonstreeritakse ühte nominaalsummas kärbet või protsentuaalset kärbet, kuid selgub, et see tegelikkuses kulusid tehakse siis mingisuguses ulatuses hoopis kaetakse selle nii-öelda ülekantava raha kaudu. Ja praegu, kui meil on, parlamendil on käsutuses valitsemiskulude kohta on määratlenud valitsus ise, härra Michali poliitilise deklaratsiooni alusel, personalikulud, majanduskulud ja mitte seadusega seotud siis toetused, et kui me võrdleme 24. aasta tegeliku kulude täitmise ja 26. aasta eelarve, saame seal mitte valitsemiskulude vähendamise, vaid hoopis 1,9 miljardit eurot valitsemiskulude kasvu. Samas suurusjärgus kui kogu konsolideeritud ülekantav raha, me näeme 2,1 miljardit. Ja minu küsimus on, härra Terras, kas valitsus oskab hinnata nüüd seda, kui palju te tegelikult ülekantava rahaga olete valitsemiskulude kärbet katnud, mida väidab või esitab oma hinnangu Riigikontroll? Kui suur see summa on tegelikult nominaalselt? On see 10 miljonit, on see 200 miljonit, on see 500 miljonit? Härra Terras, kas valitsuses on teil eelarve tegemisel see küsimus olnud aruteluks? Ei ole kindel, kas ma täpselt küsimuse tuumast aru sain, aga küll olen ma kindel, et ma arvan, et kõige parema vastuse sellele küsimusele saab rahandusministri käest, kes on paremini detailne. Aga ma küsin, härra Terras, teilt ministrina siis oma ministeeriumi valitsemisala puhul, et kui seda ei ole valitsuses teie arutelus osaluse käigus jutuks tulnud, et aga küsimus on, et kas see, ütleme, ma sõnastan selle küsimuse ümber, kas valitsus väidetavaid valitsemiskulude vähendamisi tegelikult ei vähenda, vaid kandib ümber ülekantavat raha, et paberi järgi väita, et valitsemiskulusid vähendatakse. Kas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teeb seda või on mingis raha ulatuses teinud või mitte? Aitäh selle küsimuse eest, nagu ma ka enne ettekandes seletasin, siis meie 9,2 miljoni jääk on suuremas osas sellised investeeringumeetmed regionaalarengusse, mis lihtsalt selle tõttu, et ehitusi talvel teha väga tihti ei saa, näiteks oma aia taastamine maapiirkonnas, et siis need lükkuvad edasi järgmisse aastasse, kuigi taotletakse sügisel, ehitatakse suvel, et ma kindlasti seda teie hinnangut kinnitada ei saa. Nii et tegelikult vähemalt te ei ole teadlik, mis puudutab kogu valitsuse või kõiki valitsemisalasid, aga teie kinnitate seda, et seda kärpeülesandes formuleeritud valitsemiskulude vähendamist ei ole kaetud siis ülekantavate rahaliste vahenditest.
Ma ütlen, ma ei ole rahandusteemadel selline ekspert, et ma ei tea, kas härra Salla oskab mind aidata sellega, et kuidas me selle käsitlusega läinud oleme. Summa summarum eelarve väheneb, selles mõttes kärbe püsib ja ei kaeta ülekantatavast vahenditest. Nii et aga tegelikult, kui ma küsin nüüd praegu majandustegevuse ja kodumaiste toetuste jääk või kantav raha, mis viimasel aastal siis vastavas tabelis on paisunud 4 korda teie ministeeriumi puhul, see on 24 versus 25 on toodud välja siis 20 miljonit eurot. Millega te seda seletate praegu ja siis oskab ka Riigikontroll kommenteerida seda tabelit. Kui me vaatame lisa A ja leheküljel 4 tähendab siis toodud Maaeluministeerium, kaldkirjups regionaalministeerium, ma oletan, see on peegeldab, eks ole, põllumajandusministeerium just. Et kuidas te kommenteerite seda majandustegevuse siis seda viimast kirjet, mis siin on nii hüppelis kasvanud, härra Salla? Püüame kõigepealt aru saada, mis numbrid on. Ja kokku, selles mõttes on, nii nagu öeldud, kokku on ülekanti 24.–25. aastasse ligi 20 miljonit. Räägin ümmargustest numbritest praegu, umbes 10 miljonit, pool sellest ongi, täpselt nagu härra minister ütles, erinevad investeeringurahad, mis on siis seotud sellega, et ei, see ei ole investeeringute rida. 20 miljonit ei ole. Need antakse toetustena. Investeeringud on 40 miljonit. Nad kajastuvad toetustena, mille me anname välja, aga mille eest tehakse investeeringuid kohalikul tasandil, eks ole, omakorda need meetmed, mida tehakse. Ja nad on ka tavalised toetused iseenesest, aga nad lähevad kohalikku regionaalarengusse. Ja seal sees meil näiteks on ka ühistranspordi toetus, mille jääki kanti väiksel määral üle. Ja lõpuks, kui sinna niimoodi peeneks sisse minna, siis ta tegelikult koosneb väga paljudest erinevatest riidadest. Näiteks, ma toon näite, eks ole, Maa- ja Ruumiamet loodi. Selle käigus algselt sellele eelnev siis Maa-amet oli, eks ole, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi valitsemisalas. 25. aasta algusest on ta Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas ja selle sama ametil näiteks 2,2 miljonit äkki ülekantavaid vahendeid jäigi järgi meie ministeeriumis, kajastub seal, aga tõsteti siis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse. Nii see on väga loogiline. Arusaadav, aga ma küsin nõnda, et kas teil endal ministeeriumina on ülevaade üksikute siis kohustuste mittevõtmise kohta, mis 24. aastal tehti kogu teie valitsemisala eelarve mõttes, et te olete suuteline seda välja võtma nii-öelda päringuna oma ministeeriumi infosüsteemist, me räägime 24 versus 25, mitte 26. On teil ministeeriumil endal ülevaade olemas? Te mõtlete seda, mida siin korduvalt siin teemas on läbi käinud, et me saaks üle, et mida ei ole kasutatud või tehtud. Et mida siis tegelikult, mis jäi tegemata või konkreetsete tegevustega, kus jäi auto ostmata või kus kaev ehitamata? Mis jäi tegemata või kus siis nagu ütleme, et tehti leping ära, aga kulud kantakse raamatupidamislikult siis järgmisel aastal. Kohustus ei kaetud. Selles suhtes, et me kindlasti saame selle välja võtta, see kõik võtab lihtsalt tööd ja aega, et kui nagu selle jaoks vajadust ei kerkib, siis me kindlasti oleme suutelised seda pildi ette looma. Aga nagu härra Kirsipuga enne mainis, siis ega see tööhulk meie ministeeriumis ei ole väiksem kui mujal. Ei no, aga küsimus on selles, et härra Salla väga professionaalselt kirjeldas seda 20 miljonit, et selle kohta on ülevaade olemas. Mu küsimus ongi, kui selle kohta on ülevaade olemas, et mul oleks palve, et komisjon näeks seda. Kui me ühe ministeeriumi puhul võtame, et me saaksime aru, mis 20 miljonit eurot siis kui Riigikontroll ütleb, et mõistliku sooritusega ei ole võimalik aru saada, kus see raha kohustustega katmata jäi, siis tegelikkuses, kui me võtame ühe konkreetse ministeeriumi, härra minister on ka siin, saab öelda, et kas on võimalik tuvastada siis mõistliku pingutusega, et mis raha siis see 20 miljonit kasutamata jäi? See härra Salla tõi kindlasti paar näidet ja need on ka suuremad numbrid, mis meil läbi jooksevad sinna detailselt nagu, et ma olen kindel, et kui te sihukest asja soovite ette võtta, te ei tahaks, et see asi oleks poolik ja kui minna sinna detaili, siis on see töö hulk on meeletu ja ma ei ole kindel, kas see on nagu otstarbekas ja mis eesmärki see täidab. Aga vabandust, küsimus on nüüd selles, et meil tundub, et meil on 2 miljardit eurot riigile jäi raha siis kohustustega katmata, nimetame seda nii, see on erinevad rahad, tõepoolest on välisvahendid ja muud asjad, eks ole. See on ikka teine asi. 1 miljardit jäi jääki, suur osa
nendest 3/4 on siiski välisvahendid, 600 miljonist võib-olla jäi osa kohustustega katmata. Nii, kui palju seda raha jäi kohustustega katmata? Vabandust, aga palju siis, ma küsin Riigikontrollilt, see on oluline täpsustus. Kui palju raha jäi 2024. aastal Eesti Vabariigil kohustustega katmata? Seda, nagu me viitasime, et seda, kui palju kohustusega jäi katmata, seda ei ole võimalik tuvastada. Ja järelikult ei saa ka proua Akkermann väita, et see on meelevaldne järeldus, ka teie ei suuda tagurpidi väita. Aga sa ei saa öelda, et see jäi kohustustega katmata, kuna sa ei saa seda... Jaa, aru saada, ma saan aru, jaa, selge, lihtsalt riigil puudub, jaa, ma saan aru. Ei saa viia õige. Jaa, selge just, et meil praegu on olukord, kus me ei tea, palju tegelikult kohustusega katmata jäi raha, see on korrektne just, valitseb tegelikult teadmatus. Ja nüüd on küsimus selles, et ma siiski 20 miljoni osas, et ütleme, ma ütlen nõnda, ilma täiendava päringu pingutuseta, et saada ülevaadet, palju ministeeriumi käsutuses seda informatsiooni on, et teil tehke tsentraalne väljavõte, saatke, et palju see 20 miljonit, mis siis jääki jäi? Te praegu ütlete, et see oli ennekõike nii-öelda läks nendele siis kohaliku omavalitsuse, ma ei tea, või toetusprojektidele mingitele, eks ole, et see jäi siis inimesed ei kasutanud neid, ma ei tea, kaevude ehitamine, mingi muu, oletame, et see oli see, et see kasvas 4 korda 23 versus 24, see valitsemiskulude maht, mis regionaalministeeriumi vallas kasvas? No selles mõttes, et siin on, võib-olla see on halb näide, regionaalministeerium liitus regionaalpõllumajandusministeeriumil 23 liitus kogu regionaalvaldkond, eks ole, mida seal varem ei olnud. Nad ei ole võrreldavad numbrid oma olemuselt. Ja pluss ühistransport ei olnud, kus on tohutu suur jääk, eks, ja nii edasi. Aga lihtsalt ma tahan lisaks juurde öelda, et selle väljavõtmine on põhimõtteliselt käsitöö lepingute registrist. Iga leping tuleb üle vaadata ja seda teha. Suuremate kulude puhul see on ka tehtud ja tegelikult ülekandmise käskirjal on olemas seletuskiri juures meil, kus me oleme kajastanud märksa ja palju detailsemalt, kui siin on läbi käinud see, kuidas meie see 20 miljonit on. Et seal on väga suure detailsuga, aga loomulikult viimase euroni, ka see on juba liiga nii-öelda üle jõu käiv, eks ole, et minna otsima siis igat eurot taga ajama, aga vähegi suuremad summad, kõik on seletuskirjas välja toodud koos selgitustega. Peate silmas siis selles ministri käskirjas, millega üle kõstet? Aru saada. Aga tehke siis palun komisjoni see kätte saadavaks, eks. Aga ma küsin veel täpsustuseks küll, see on proua Akkermann, et ühistranspordis tohutud summad jäävad järgi. Et ma loen tegelikult nagu pigem härra Terast selle kohta, et siin arutatakse, et valitsuses arutatakse praegu, et laste ja pensionäride, mis oli see maakonna tasutada sõit ära lõpetada, et liikumisreformiga on raha vaja ja infot ei ole. Kus need tohutud rahad see ühistranspordis pidevalt järgi jäävad? Millest see tuleneb? Et selline paradoks, et ühelt poolt see pensionäridel tasuta ühistransport ära võtta, teiselt poolt tohutud rahad jäävad ühistranspordis järgi. Millest see tuleneb see tohutute rahade, nagu härra Salla ütles, järgi jäämine ühistranspordis? Mis need tohutud rahad on, härra Teras, mis järgi jäävad? Ei, täpsustan ennast, vabandust, 24. aastal jäi 2,1 miljonit. Ühistransport üldiselt raha on puudu ja tohutult, kui me räägime tohututest rahadest. Aga 24. aastal, kuna ühistranspordis on indekseeritud kulud, siis 24. aastal prognoositi kütuse hinna tõusu ja see indekseeritakse, eks ole, prognoosi sisse, arvestati ja läks ja aasta oli kütuse hind ei tõusnud sellisel määral ja sellega jäi ühistranspordi dotatsioonist, mille me anname siis vedajatele, jäi 2,1 miljonit välja andmata. Nüüd see raha ei kao ära, me kandsime ta üle ja 25. aastal loomulikult ühistranspordi dotatsiooni oli puudu märkimisväärselt. Me ju küsisime lisaeelarvega seda raha juurde lausa, eks ole. Aga me küsisime nüüd selle 2,1 miljoni võrra vähem. Lihtsalt sellepärast ei ole vaja. See raha me saime üle kanda, kasutasime seda raha ja siis täiendavalt oli vaja vähem selle võrra. Nii, proua Akkermann, palun. Ma tahtsin siin jällegi kommenteerida, et siit jäi praegu selline mulje, et Riigikogul puudub ülevaade jääkidest, et võib-olla tõesti kutsuks siis lugupeetud kolleegi Urmas Reinsalu ka, me märtsis-aprillis alustame neid jääkide ülevaatusi, et ministeeriumid on need pikad jääkide tabelid koos selgitustega eelmise aasta kohta saatnud. Märts, aprill, mai
rahanduskomisjoni, need on Riigikogu majja tulnud, kõikidest fraktsioonidest on seal esindajad, et tegelikult kõik on saanud küllalt palju detailset infot, et see nüüd ei ole nii, nagu komisjoni esimees üritab jätta muljet, et keegi ei tea, mis raha see on ja kust ta tuleb, kuhu ta läheb, et see lihtsalt ei ole õige. See mulje ei ole õige, et lugupeetud, palun külastage meie komisjoni istungit. Aitäh, ma lihtsalt vahepeal veerand tund tagasi, mul nii lühike mälu ei ole nagu akvaariumi kalal, kui mulle seletati ministeeriumi poolt, et see on meeletu tööhulk, mida tuleb tegelikult kohustustega mittekaetud rahaga kokku saada ja sellepärast see ei tundu olevat ratsionaalne seda teha. Selgub, et kui see on käsutuses rahanduskomisjonis, mul on hea meel, kui rahanduskomisjoni nõunikud edastavad eelarve kontrolli komisjonile ülevaate, mis puudutab kohustusega mittekaetud vahendeid, et see on olemas ja me saame ülevaate, mida tegelikult, milleks raha ei kulunud. Sest parlamendi jaoks järelevalve tegemiseks, kui me seadusandjana eraldame raha mingiks asjaks, et me toovime aasta jooksul näha tegevuspõhises eelarves eesmärke, siis tegelikult on see, et eesmärgid ja raha ei ole omavahel seotud. See on ju kõige strateegiliselt nukram järeldus. Et see on läbi kukkunud. See oli ju Riigikontrolli eelarve baasväide. Sa küsisid jääked ja loendid on olemas. Teine küsimus on nüüd praegu, kui me võtame praegu selle juurde, et ma küsiksin ära Riigikontrolörilt sees, et valitsemiskulude vähendamise kohta. Et nüüd on meil olemas, ma saan aru, et proua Akkermann ütles tegelikult selgelt formuleeris seda, et tegelikult selle kohta, et meil on olemas ülevaade parlamendil nagu selle kohta, mis on nende kulude tegemine või mitte tegemine. Ja mul on nüüd küsimus valitsemiskulude kohta 24. aastal. Kas siis Eesti Vabariigis valitsemiskulud 24. aastal siis selle loogika järgi vähenesid või kasvasid, kui nüüd võtta kokku need jääkide loogika? Kas meil tänases kehtivas süsteemis või süsteemituses, see sõltub ilu on vaataja ilmades ja kuidas Riigikontrolli need auditi järeldusi lugeda, on meil võimalik selle kohta ülevaade saada, härra Riigikontrollör, jõuda järeldusele? Aitäh. Kõigepealt ma üritasin siin vahepeal sekkuda, et tegelikult see arutelu, mis teil siin oli, et valitsemiskulud on suurenenud või ütleme jääk on suurenenud 4 korda, et see nüüd ei ole päris täpne. Et siin käis väga huvitavaid numbreid läbi. Et tegelikult ma võtan majandus ja siis ma vastan selle küsimusele. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumil jäi 2020 või kanti 2025. aastasse üle 39 miljonit. Sellest 17,3 miljonit oli see nii-öelda maksutuludest olev raha. Ja nüüd see rida, mis seal on majandustegevus, saastekvoodid ja kodumised toetused 20,3, mis suurenes võrreldes eelmise aastaga 4 korda, on nüüd majandustegevusest laekuv tulu, arvelt tehtavad kulud, saastekvoodid ja kodumaised toetused. Nii et tegelikult see, mis te rääkisite siin selle valitsemiskulude osas vastakuti, et tegelikult see ei ole päris täpne. Et 17 miljonit, ka see 9 oli natuke ootamata, et see 9 miljonit ainult üle kanti, aga tegelikult oli 17,3. Et see 20 miljonit, mis on 4 korda suurenenud ülekantavana, on teiste tulude pealt. Majandustegevust laekuvad tulud, saastekvoodid ja kodumaised toetused. Igaks juhuks, et te jääksid seda, et see valitsemiskulude mõttes, valitsemiskulud siis majandus, töökulud ja muud toetused. Et igaks juhuks täpsustan. Aga jah, selles mõttes, aga see, mis puudutab seda, missugused valitsemiskulud on, ma arvan, et kui selle peale vaadata, siis valitsemiskulude muutus saab kindlasti kätte. Hetkel mul ei ole seda siin võtta, Rahandusministeeriumil võib-olla seda isegi lihtsam võtta, missugused olid 2024 valitsemiskulud, mille all peetakse silmas siis töökulusid, majandamiskulusid ja muid toetusi, nagu ma aru saan. Aga jah, seda on võimalik teha, aga siit ma ei oska seda hetkel öelda, mis see 2024 täitmine oli. Aga kas Rahandusministeerium oskab hinnata siis seda, et kui meil on olemas 24. aasta täitmine, eks ole, nende jääkide loogikas, ja võrrelduna 25. aasta siis eelarve, mida me täitmist tegelikult ju veel, täitmist me ülevaadet ei ole selle kohta mingisugust, eks ole. Aga kui me räägime 24. aasta täitmine versus 25. aasta eelarve, kas siis sellisel juhul 25. aasta eelarve on väiksem? See ei olnud tänase arutelu teema, seetõttu meil ei ole numbrid siin käepärast, aga minu meelest me oleme sellele küsimusele juba vastanud, ka kirjalikult vastanud, võime seda veel teha, aga ma tahtsin ühe täpsustuse teha, et siin kõlas just, kui midagi on läbi kukkunud. Ja see kuidagi see väide tugineb eeldusel, et iga euro, kui jääb järgi, siis järelikult mingi tulemus peab muutuma. Et see on meelevaldne eeldus. Kujutage ette, et teil nihkub üks projekt 1 aasta võrra edasi, mingi IT-investeering või mis iganes projekt. See tähendab seda, et teil automaatselt mingi mõõdik eelmisel aastal muutub halvemaks. Teil jääb
jääb personalikulu mingi vakantsi tõttu üle, te teete mingisuguse kärpe, hoiate kinnisvaras kokku, kolite väiksemale pinnale, ega see ei tähenda automaatselt seda, et riigis peab midagi halvemaks minema. Vastupidi, targa kärpe mõju ongi see, et mõõdik ei muutu, meil ei lähe midagi halvemaks, meie tulemus, teenused on sama tulemuslikud väiksema raha eest, mille nimi on tõhusam riik ja see ongi see eesmärk. Ja see nüüd eeldada, et kuidagi, kui midagi jääb üle või kärbitakse, et siis kohe peab mõõdik muutuma ja kui ei muutu, siis on järelikult midagi halvasti, siis ma ei saa sellest seosest aru. Ma küsin üle ära riigikontrolörit, see on nüüd küsimus, et ja tõepoolest minu osundused on olnud tsitaadid, eks ole, sellest auditist. Et osundus sellele, et raha ja tegelikkuses siis need eesmärgid, mis on seatud, ei ole omavahel korrelatsioonis, mis tähendab seda, et kui meil on 100 miljonite eurode kaupa jäänud nii-öelda üle jääb jääki, et siis tegelikult selle aasta eesmärkides kuidagi seda ka peegelduda. Ma saan aru, Riigikontroll siin korrelatsiooni ei tuvastanud. Ja seda vist ka kinnitasid auditi alused, nii nagu ma loen ära siin nendest intervjuudest. Nii selles aruandes, kui tegelikult aasta tagasi me tegime aasta aruande selle kohta, kuidas on raha eesmärgid seotud. Me tegelikult tõime selle selgelt välja, et ministeeriumid ütlesid, et oskus raha tulemustega siduda, see ei puuduta ainult jääke, vaid oskus raha tulemustega siduda on väike, et tegelikult 1 euro sidumist konkreetse tulemusega, mitte ainult jäägi puhul, vaid üldse on väga keeruline teha, et seda ma ei saa öelda, et ei rakendata, kindlasti on neid valdkondi ja teemasid, kus seda on võimalik teha, aga see probleem on nagu laiem. Seda mitte ainult jääkide mõttes, et mitte vähendamise tulemuseni ei saa korrigeerida, vaid tegelikult ka see algpositsioon, olemasolev raha ja tulemus, et sellel ei ole seost. Nii et see jäägid on sealt järgmine. Kindlasti on mõningaid näiteid, mille puhul see seos on olemas, mida siin üldistada, kõik ei saa ühe labidaga lüüa, aga valdavalt oli see probleem, mille me eelmine aasta aruandes välja tõime. Aitäh. Kas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium oma valitsemisala asutuste rahade ülekandmisse sekkub või mitte? Või see on autonoomne, et ministeerium ei juhi seda raha ülekandmise protsessi või seda, kas kulud on mõistlikud? Ikka. Me haldusalas ikkagi arutame seda eelarvet tervikuna koos alasutuste juhtidega. Ma loen, et siin on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja intervjuu, mida on esitatud ka kirjalikult taasesitataval moel tekstis, ütleb, tsiteerin, lihtsalt võib öelda, et praegu ministeerium asutuste raha ülekandmisse ei sekku. Lõpptsitaat, üldises plaanis on loogiline, et vaikimisi kantakse üle kõik, mis lubatud. Ja tegelikult nagu siin ka järgi tuli järelduseks ole, et ei suudeta tuvastada ka seaduse, ei ole võimalik ka, mida Rahandusministeerium ise on kirjalikus hinnangus öelnud, et kõik on nii-öelda tellija materjalist, valdkonnaministrid vastutavad, ka seaduse rikkumist ei ole võimalik nii-öelda tõkestada. See oli järelduseks ole, mida ma arutame. Seda me ei ole öelnud, et seaduse rikkumist ei ole võimalik tuvastada. Me ütlesime, et kohustustega kaetust ei olnud võimalik tuvastada. Küll aga on meie roll viidata, kui tahetakse seadust rikkuda. Selleks see kooskõlastusprotsess ongi nähtud. Ette nähtud. Arusaadav. Nii, aga siis on härra Riigikontrolli osundus, siis oli rohkem mõlemist. Ma tahtsin täiendada siin, et kolleeg viitas sellele mõju ja raha seosele, et protsessi käigus me küsisime auditeeritud ministeeriumitelt 5 suurima tegevuse ja investeeringu kohta, 5 suurima, mitte detailid, mitte 1 euro või 2 eurot, vaid suurima kohta, et siis seosed, mõju ja rahakasutus seosed, et siis tegelikult neid ei osatud välja tuua. Mitte eurode ja 2 euroste kaupa, vaid kõige suuremad 5 tegevust, 5 eesmärki investeeringut. Kui ma juhin tähelepanu seda, et kas üldse mingit asja vaja või mitte, seda ei suudeta siis tegelikult formuleerida. See on nüüd teine asi, kas on vaja või ei ole, aga küsimus on selles mõjus, selles eesmärk ja sellesse mõõdikusse. No siis ikkagi eelarveprotsessi kirjeldatavates kategooriates vajalikkust ei ole võimalik öelda. Kas mõju ja vajalikkus on omavahel korrelatsioonis? Härra Kirsipuu oskab öelda? Ei ole? Ei ole, jah. Sellepärast, et vajalikkus, õigemini asjal on, igal tegevusel on mõju eeldatavasti, aga see, kas see tegevus ise on vajalik, ei tulene sellest mõõdikust, vaid see on eraldi küsimus. Aga küsimus on, vajalikel tegevustel peaks ju olema mõju. Kui te kaevate kraavi, siis see kraav saab valmiseks, mõju on, aga kas see kraav üldse peaks kaevama, on teine küsimus. Jah, aga eelarvepoliitiliselt ma saan aru, me kaevatakse vajalikke kraave.
See ongi küsimus ju. Vabandust, ütleme, nüüd on küll taas tegelikult eelarvepoliitiline küsimus on, milliseid kraave peaks kaevama selleks, et see mõju oleks maksimaalne ja võimalikult väikse kuluga. Vot see on eelarvepoliitiline küsimus. Kas kraavide kaevamine on vajalik mingisuguse eesmärgi saavutamiseks? Punkt 1. Kas üldse peaks kraave kaevama, on esimene küsimus. Kui ei peaks, siis võiks kinni panna ja mitte kaevata kraave. Kui kraavide kaevamine on vajalik, siis kuidas seda teha kõige väiksema rahaga? Et see mõju oleks ikkagi maksimaalne. Just, ja mõju ei ole võimalik, ja praegu on raha mõju eesmärkidele või kavatsustele ei ole võimalik, ma saan aru, Riigikontrolli järeldusel ei ole võimalik tuvastada. Ma olen nõus, et paljudes kohtades on see seos madal ja see kvaliteedi küsimused on ja sellega tuleb igal juhul tegeleda, et see seos oleks tugevam. Aga kujutage ette, et me siin riigis kaevame ainult kraave ja keegi isegi aruta selle üle, et kas on mõju või kas need kraave on vaja või kellele vaja või see on see teine mündi pool, eks. Et küsimus on ikkagi selles, et peaks siis püüdma parandada seda seost tulemus vahel ja küsima neid kriitilisi küsimusi, mida me ka nullbaasilise eelarve käigus küsime, kas seda tegevust on üldse vaja ja mis eesmärgi seda edab. Ja kui see eesmärk on vajalik, siis äkki saab kuidagi tõhusamalt seda eesmärki saavutada. Praegu oleme me teadmatuses, ütleme. Nii, mis kraave üldse mingis aastas kaevati konkreetselt? Ei ole teadmatuses, oleme teadlikkuses. Loomulikult on asju, mida me siin laua taga ei tea, mingid mikroteemad, mida me siin arutasime. Kindlasti võib arutada ka selle üle, kas iga tegevus on seotud täpselt selle mõõdikuga ja kas see seos on lineaarne, selle üle võib lõputult arutada. Aga see ei tähenda seda, et me midagi ei tea, eks. Siin proua Akkermann viitas, eks rahanduskomisjon käib rida-realt, et ülidetailis läbi ülekantavad vahendid, põhjused, jäägid, asjad. Ja see võib-olla me kõik ei tea seda, nõus. Aga see ei tähenda seda, et seda infot ei ole või et selle üle ei saaks kuidagi arutada või et on mingi täielik segaduseks. Mulle näib ka, et küsimus on selles, et siin mitmed vastused, ka eelnevalt intervjueeritavate vastused ja ka Riigikontrolli audit annab väga strateegilise küsimärgi paneb õhku. Kas tekkinud või praegu asetleidev tegevusetus on osalt kavatsuslik või mitte? Nii nagu me jõudsime järeldusele, et see tegelikkuses, mis puudutab nüüd praegu näiteks see suurt eelarvejääkide mahtu, kui see on tegelikult, kas see on eesmärk, et sellega kaetakse hoopis nii-öelda näidatakse, et kärpe ülesanded ja seda lahendada, mida Riigikontroll väitis, et siis tegelikkuses tuleb välja, et see on intensioon olnud, et see ei olegi mitte nii-öelda lihtsalt segadusest tulenev kaasnähe. Et see ongi üks kahest. Ja ma arvan, et see kindlasti on siin ainet kõigile parlamendiliikmetele mõelda ja kindlasti me jätkame ka siis, ma arvan, ma tänan Riigikontrolli selle väga silmi avava, väga strateegiliste järeldustega dokumendi eest. Ma tänan kõiki ministeeriume. Kindlasti on meil põhjus ka siis selle teema juurde komisjonis naasta ja rahanduskomisjoniga kindlasti asjalikule koostööle loota ja ka seda lisainformatsiooni, mis rahanduskomisjoni käsutuses on. Ja kindlasti infot kahepoolselt jagame. Anneliin on lõpetuseks küsimus või repliik? Ja mul on tõesti repliik, et siin on väga palju meelevaldseid ja selliseid hägusaid süüdistusi püstitatud ja siin võib-olla etteruttavalt ka öelda, et selle aasta märts, aprill, mai me tegeleme põhjalikumalt mõõdikutega ja ühest küljest meie rahandusinimestena soovime teada, et mille jaoks sul seda raha vaja on, et mille jaoks sul on seda saatkonda vaja, välisminister, või mille jaoks sul on seda teejuppi vaja, et me kogu aeg küsime seda mõõdikut, et mille jaoks sul on seda maksumaksja raha tarvis. Teisest küljest on see, et rahandus on tugifunktsioon, et meie ei peaks saama öelda välisministrile, ei, sul ei ole seda saatkonda tarvis. Ja need paranemise võimalused ja läbirääkimise võimalused on normaalsus, rahandustöö normaalsus, mõni asi läheb paremini, mõni asi läheb nagu kehvemini, aga sellest ei ole võimalik taganeda, et me ei küsi ministrite käest, et mille jaoks sul on seda 10 miljonit tarvis. Seost selle mõju ja mõõdikut ja raha vahel Riigikontrolli hinnangus ei paraku eksisteeri. See ongi probleem. No eksisteerib ikka. Eksisteerib. Võiks olla tugevam, võiks olla, ma ei tea, väljenduslikum või otsesem, aga eksisteerib. Tasub raha ära võtta, siis sa saad kohe teada, mis tegema. Ja, aga vabandust, see ju oligi Riigikontrolli põhijäreldus. Ei ole mingit seost
et valitsemisega toimus mingeid muutusi, kui raha jäi kasutamata. See ju kõige traagilisem ongi. Et tegelikkus, et seal see küsimus tekitab väga õigustatud, oleks raha rohkem jäänud üle, eks ole. Ka selles mõttes tegelikkus, mis siis oleks toimunud, ütleme. Et siin praegu seda korrelatiivset seost nendest punktidest, mida vähemalt kirjalikult on formuleeritud, seost ei tule välja, et midagi oleks siis tegelikkuses problemaatilisena ilmnenud, kui raha jäi kasutamata. Selles ju see kõige... Aga vaatame, mis saab, kui me võtame Riigikogu palgafondi ära. Vaatame, kas saab, et kas inimesed tulevad tööle või ei tule, kui seost ei ole. Täpselt, ei saa nii meelevaldselt üldistada. Tänase koosseisu uued valimised tuleks küll teha, jah. Ma olen nõus Anneli, et selles mõttes tuleks tänase koosseisus palgad ära võtta. Et mitte palka maksta uuele koosseisul, seda me saame otsustada. Jah, vana koosseis saab. Nii, aga aitäh kõigile. Nii optimistliku noodiga lõpetame istungi. Aitäh kõigile osalemast. Aitäh.